Ma ei tea, mida joonistada. Ma joonistan kommi. Seal sees on pomm. Keemiakomm. See ei ole ohtlik pomm. No siin on niisugune ebakahjulik mürk. Siin on siis üks mängulind, kes tunneb ära, mida päris linnud räägivad. Kui nad näiteks teevad siuts-siuts, siis ta räägib ära, et nad ütlevad tere-tere näiteks. Selle nimi on rääkiv lind nimega Piiks. Väga ilus. Ma tegin niisuguse telefoni ja neave. Seda telefoni nime. Ma mõtlesin välja. See tundub nagu uus nimi ja see sobiks küll uuele telefonile. Selle pildi nimi on Õne. Siin on rohukorred ja siis on lilled, mis on ärtsi kunagi ära. Ma tegin selle kleidi. See on nagu tuledisain. See on üks kostüüm, millega saab erinevaid asju teha. Ja prillid on selleks, et sa saad hüpata hästi kõrgele ja joosta hästi kiiresti. Need on supervõimetega need prillid. Komplektile ma pole veel jõudnud nime mõelda. Nime mõtlemine võtab aega. See on metsavaate on ja selle nimi on rebasekäpp, kuna mulle meeldivad rebased. Siin üleval on teleskoop, millega saab tähti vaadata. See peab tuult ja vihma ja äikest kõiki ilmi vastu ja see ei lagune ära. See nimi on ronimise paradiis. Siia on ehitatud juurde vedel, et siit saab minna siia üles platvormile ja siis platvormilt saab hüpata siia vette basseini. Selle komplekti nimi on metsanõud. Näiteks siin on tass, kus on kõrs, mis ei tule tassi küljest ära ja siis ma tegin vaasi, et siit sa paned lilled sisse ja siis, kui sa tahad vett panna, siis sa paned siit vett sisse. No ma tegelikult tegin need sellepärast, et need erineksid teistest ja et see disain oleks teistest erinev. Kas sina oled oma toote kujundamisel sama loov? Kaitse oma intellektuaalset vara.